jätan, siis loomulikult poleks olnud ka härra Wagneril midagi öelda, sest kui peatreener ei taha neid mängijaid, siis ta ei taha ja nii see on, aga siin tuleb hoopistükkis penalti Paide linnameeskonna kasuks. Kollane kaart samamoodi number 20-le Kaarel Kiidronile ja selline huvitav võitluse olukord siin muidugi küll oli. Andkem andeks Roomer Tarajevile selles olukorras, või tähendab, mis me nüüd Roomer Tarajevile andeks anname, tähendab mina muidugi siin otse minu nina ees see asi sündis ja sellise asja eest, kui mina oleksin peakohtunik, poleks ma ütlen ausalt penaltit andnud, aga loomulikult mina ei ole õnneks peakohtunik ja ilmselt siis ju siis seal see viga ikkagi tehti, kuigi selline imelik võitluse peal see olukord oli, aga kohtuniku otsus on 11 meetri karistuslöök kodumeeskond Paide linnameeskonnale. Meeskonna siis kogenumaid Meelis Rooba penaltit lööma läheb ja lööb selle palli kindlalt väravasse. Nii et kodumeeskond, Paide linnameeskond asub 1-0 seda mängu juhtima. Mõned hetked tagasi oli siis sellisest väga heast kontrarünnakust võimalus neile skoor avada, siis skoor ei avanenud. Nüüd aga teeniti ka kontrarünnaku pealt, võitluse pealt see penalti teeniti ning kindel värav, kindel realiseerimine. Toome välja tulekul jälle selline kahtlane, sai küll jalaga pallile pihta, aga tartlased ise tekitavad siin endale selliseid, nagu öeldakse, küpsetavad ise endale neid väravaid või saiakesi. Ja võimalus tartlastele võitab Paidel ning 2-0 Andero Pebre. Väikene Andero Pebre, kes tõesti on nagu pöial poisikene seal väljakul, aga ikkagi lööb peaga selle palli väravasse ära. Muidugi suurepärane pealelöök, muidugi Vebrelt sinna tagumisse nurka. Oma värava poole, mis muidugi selles olukorras on vale. Nüüd tuleb tenniste tsenderdus uuesti. Jätkatakse ja kukub tartlane ja kohtunik määrab 11 meetri karistuslöögi. Tõepoolest nii on. Saab ka, tundub, Paide mängija selles olukorras kollast kaarti ei saa, penalti tartlastele tuleb. Nüüd näeme seda olukorda korduses ka, tõepoolest siin sellist pusimist ja suskimist oli väga palju, aga tartlane sai põhimõtteliselt palli paidelasest mööda lükatud ning penalti on selles mõttes absoluutselt kohtuniku poolt õige otsus, kui esimese poole ja selle penalti puhul võis tekkida ka teatud kahtluse uss, et kas tõesti, siis siin see penalti oli, penaltit realiseerima läheb Timo Tõniste. Nii et võimalus siis Tõnistel teha oma siis lüüa oma esimene värav Tartu siis selle Tammeka koosseisu eest, aga sellest väravast võib-olla väga vähe kasu Tõniste lööb palli küll väga kindlalt penaltist väravasse, tõesti palju hoogu ei võtnud, penalti realiseeritud kindlalt, nii et vähemalt tartlased auväravasid said, aga tartlaste kahjuks küll vist tuleb nentida, et ega see praktiliselt tõesti oota löödud Tõnistelt selles mõttes väga kindel penalti.